Oleme Saku kiriku ehitusplaatsil koos projektijuhi Ardon Kaermaga. Sina oled kiriku projekti juht. Mida see tähendab? Tere! See projekt tähendab seda, et ma kunagi kuulsin oma sõbra käest, Ranno käest, et sellist kirikut hakatakse ehitama, sellist kirikut planeeritakse. Ja siis ma kodus naisega arutasin, et vaata kui hea oleks sellise uue kiriku protsessis, ehitamise protsessis osaleda või projekteerimise protsessis osaleda. Ja siis me omavahel lubasime, et kui meil on kuidagi võimalik selles protsessis kaasa lüüa, siis me kindlasti lööme. Aga siin aastate jooksul ei tekkinud kuidagi ühtegi sellist hetke, et me oleks ise seda uurinud väga, aga see protsess jõudis lõpuks ise meie juurde, et ühel hetkel Ranno küsis, et kas sa tuleksid ja aitaksid seda projekti käima lükata, et nüüd on juba projekteeritud küll ja raha on ka natukene kogutud, et oleks vaja seda alustada. Ja minu jaoks see tähendas sellist head väljakutset, et millest ma olin kunagi mõelnud, võib-olla natukene unistanud. Ja ma saingi sellega pihta hakata. Projekti juhina, kas oled ka siis sihtasutuse palgaline töötaja? Ei, mina ei ole sihtasutuse palgaline töötaja, vaid ma teen seda tööd vabatahtlikkuse korras, et ma mingit tasu selle eest ei soovi ja ei ole ka küsinud. Et pigem see on enda huvi ja siis panustamine sellesse projekti. Kuidas on sinu meelest kiriku ehitamine siiamaani edenenud? Ma arvan, et kirik on väga hästi edenenud. Me oleme jõudnud siia, kuhu me täna oleme jõudnud, et meil on seinad olemas, katus, torn ja tegelikult on kirikus ka juba soe sees. Aga mille üle on siis eriti hea meel on see, et kui piiblis on öeldud, et Jumal on andnud meile looduse, mida me peame hoidma, siis me oleme rakendanud seda ka siin uue kiriku ehitusel, et me oleme loobunud või vähendanud siis fossiilsete kütuste osakaalu kiriku igapäeva kütmise jaoks või elektrienergia jaoks, et me oleme investeerinud päikesepaneelidesse ja kiriku juurde tulevad ka elektriautode laadijad, et me oleme selles osas selle kirikuga võib-olla Eestis siis esimene suunanäitaja, et loodust on vaja hoida ja seda võikski näidata kirik. Täpselt, mida tehakse praegu seal kiriku sees on ju eelkõige? Just kui vaadata fassaadi, siis kirik oleks just kui peaaegu valmis. Et esiküljelt on veel klaasfassaad on veel puudu, aga ülejäänud paistaks nagu on valmis. Aga tegelikult siis kiriku sees käivad tööd ja just siseviimistluse tööd, et peasaal valmis saada, seinu krohvitakse, põrandaid tehakse ja siis ka pastori tööruumid ja kõik selline valmistatakse ette. Et eesmärk on ikkagi kolida jõuludeks kirikusse terve kogudusega. Aga palun räägi ka natukene majanduslikust seisust, kas selleks kõigeks on raha olemas või kuidas seis on? Praeguses etapis me sõlmisime lepingu täpselt sellise summa peale, mis summa meil on olemas, aga hea meel on näha, et annetusi on igapäevaselt juurde tulnud ja juurde tulemas. Et me siin 2-3 nädalat tagasi fikseerisime sellise summa 190 000 eurot, mis on puudu. See sisaldab siis kõike klaasfassaadi, kiriku sisustust, mööblit, kööki ja kõiki ka laste ja noorte tööruume. Et kirikus saab olema ka lift, mis on siis vanematele inimestele ja ratastooliga inimestele liikumiseks vajalik. Et see summa täna ei ole veel kõik koos, aga ma arvan, et Jumala abiga see summa kindlasti tuleb kokku ja head annetajad on enda tööd tegemas. Tean, et mõned firmad on ka toetanud. Kas sa oskad midagi öelda nende firmade kohta, kes on andnud kiriku heaks? Jah, need ettevõtted, kes täna toetanud on, need on pigem olnud enda profiilid sellised uuendusmeelsemad, võib-olla natukene nooremad ettevõtted ja kes siis vaatavad ka positiivselt pigem keskkonnale, et looduskeskkonda hoidvad sellised ettevõtted.
et ei ole väga traditsioonilised suurettevõtted olnud toetajad, pigem sellised väiksemad. Viimane küsimus sulle, Ardon, et mida Ardon Kaerma teeb, kui ta ei tegele kiriku ehitamisega? Ma tegelen eraettevõtlusega. Tegeleme suures plaanis tuleohutusteenusega. Selle kiriku osas ka oleme vaadanud siis selle projekti tuleohutuse üle, tuleohutuslahenduse üle. Igapäevaselt projekteerime tuleohutust suurtele hoonetele, tööstushoonetele ja viime läbi ka ekspertiise ja auditeerime. Ja niisuguse väikse hobina toodame ka Öselbörts brändi alt kasemahlasid Eesti ja välisturule. Suur tänu, Ardon, ka tänu selle eest, et Tulipunase firma kaudu oled toetanud kiriku ehitamist ja et sa oled võtnud selle ülesande enda peale. Palju õnnistusi ja edu! Suur tänu!